Mis võiksid olla argumenteeritud läbirääkimiste pidamise tavapärased eelised? Esimene eelis on see, et argumenteeritud huvidele baseeruv läbirääkimine annab meile selliseid lahendusvariante, mille peale me võib-olla esimese hooga ei mõtlegi. Kui toome näiteks sellise elulise näite nagu ühe kohviku pidamine. Kui te peate kuskil kohvikut, siis võite olla üpris kindlad, et varem või hiljem tuleb selle kohvikuruumide rendile andja, selle ruumide omanik teie juurde sooviga, et sooviks tõsta kohviku renti. Ja enamasti, mis sellistes olukordades juhtub, on see, et kumbki pool võtab ette selle kehtiva rendilepingu, vaatab sinna sisse, mõtleb, et milline on see parasjagu kokku lepitud ruutmeetri hind ning otsustatakse selle üle, et kui palju seda ruutmeetri hinda tõsta. Samas, mis on kummagi poole huvid? Kohvikupidaja huvi on loomulikult teenida võimalikult palju raha sellest kohviku pidamisest, mis omakorda tähendab, et rendikulud per ruutmeeter võiksid olla võimalikult madalad. Ruumide omanik seevastu on huvitatud sellest, et saada oma ruumidest maksimaalset tulu. Olukorras, kus samas majas on tegelikult siiamaani kasutamata ruumi, mille arvelt võiks kohvikut laiendada, oleks tegelikult see hoopiski kolmas lahendus selle kõrvale, et kas renti tõsta või mitte tõsta, ja lahendus, mis teenib tõepoolest mõlema poole huvi, nii seda huvi, et maja omanik saaks võimalikult palju kasu ja samamoodi ka, et kohviku omanik saaks oma kohviku pealt võimalikult palju teenida. Nüüd, alati ei ole selliseid win-win lahendusi olemas, vahel on ka niimoodi, et tuleb lihtsalt kokku leppida selles, et mis on õiglane lahendus. Olukorras, tuleme tagasi selle sama näite juurde. Selles samas olukorras üks võimalikke viise on lihtsalt omavahel vaielda. Vaielda senikaua, kuni üks pool järgi annab ja otsustab, et heakene küll, selline hinnatõus on aktsepteeritav. Teine alternatiivne lahendus on proovida leida mingisugune objektiivne viis seda küsimust lahendada. Kinnisvara puhul on meil olemas näiteks maaklerid, kelle tööks muuhulgas ongi kinnisvara hindamine ja kinnisvara hinna ja väärtuse välja selgitamine. Ehk siis teinekord võiks sellisel puhul kaasatagi kas maakleri või kinnisvara hindaja, kes saab öelda, mis oleks see õiglane hind sellise pinna rendi eest. Mida see annab teile tegelikult kahte asja. Esiteks see võimaldab hoida kokku aega selles konkreetses läbirääkimise olukorras. Teiseks annab see kokkulepe, mis tegelikult ka tõepoolest peab, sest et kumbki pool ei tunne, et talle oleks tehtud liiga.